Jipp ja Janneke. Rosinatega riisikoer. Käsikäes lähevad Jipp ja Janneke üle tee. Nad lähevad taluniku juurde. Aga kui nad väravani on jõudnud, siis jäävad nad seisma. Vaata, ütleb Jipp. Lehm, ütleb Janneke. Ei, koer, ütleb Jipp. Üks väga suur koer. Mina teda ei karda. Mina ka mitte, ütleb Janneke. Kuid samal hetkel tuleb see koer suurte hüpetega Jipi ja Jannekese poole. Nad karjuvad mõlemad täiest kõrist ja tormavad minema. Kuid koer jookseb palju kiiremini. Ema, hüüab Jipp. Isa, karjub Janneke. Aga nad on kodust nii kaugel ja ema-isa ei kuule neid. Õnneks jõuab sel hetkel sinna talunik. Ta võtab oma koera kinni ja ütleb, kuss. See on Hektor, ütleb ta Jipile ja Jannekesele. Ta on hea koer. Ta ei tee midagi, võite talle pai teha. Jipp ja Janneke sirutavad mõlemad käed välja ja paitavad koera. Ja koer liputab saba. Küll ta on alles suur, ütleb Jipp. Ja nii tore, ütleb Janneke. Ta on rosinatega riisikoer, valge mustade täppidega. Siis paneb talunik Jipi ja Jannekese mõlemad Hektori selga istuma. Nad tohivad veidikene ratsutada ja neil on hiiglama lõbus. Sest seda ei juhtu just iga päev, et sa saad ratsutada rosinatega riisikoera seljas. Janneke on natukene gripis. Janneke on haige. Kas ma võin tema juurde minna, küsib Jipp. Ei, ütleb Jipi ema. Janneke on natukene gripis. Kui palju gripis, küsib Jipp. Kas nii natuke või nii natuke? Nii natuke, ütleb ema. Aga täna pead sa üksinda mängima ja homme ka. See on kohutav. Jipp ei tea, mida ta peaks tegema. Vurr on tal katki ja karu ei taha ka mängida, vaid ainult magada. Ma hakkan pea peal seisma, ütleb Jipp. Ja seda ta teebki. Kui ta kukub pidevalt ümber. Lõpuks läheb Jipp õue. Ta seisab Jannekese maja juures, kuid ta ei julge sisse minna. Keegi on seal akna peal. See on ju Jannekese ema. Ja Janneke on ka seal, rätik ümber kaela. Villane rätik. Tere, ütleb Jipp. Tere, ütleb Janneke. Aga ta on nii kaugel. Aken on nii kõrgel. Kuid siis märkab Jipp ühte pürgijurni. Ta lohistab selle akna alla. Ja siis ronib ta sinna otsa. Nüüd saab ta tuppa vaadata. Ja ta saab oma nina vastu klaasi suruda. Ja Janneke surub ka oma nina vastu klaasi. Nende ninad on nüüd vastamisi. Ainult aknaklaas on vahel. Tere, ütleb Jipp. Tere, ütleb Janneke. Ja siis peab ta jälle voodisse tagasi minema. Ja Jipp läheb koju ja hüüab. Ma mängisin ikkagi Jannekesega. Sa paha poiss, ütleb ema. Ainult läbi klaasi, ütleb Jipp. Ja siis ema naerab.